Mina olen Klaus-Peeter, üks 3D kogukonna juhtidest ja räägin täna teemal sõnade jõud meie igapäevaelus. Ma tean, et mul on väga praktiline teema ja vabandan ette, et lähen siin päris filosoofiliseks. Palun sulgege silmad. Kuulake. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud tema kaudu, oli elu ja elu oli inimeste valgus. Ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. Võite silmad avada. See oli Johannese evangeeliumi algus. Tuleme selle juurde lõpus tagasi. Inimese aju on päris veider. See, kuidas me maailma kogeme ja tähendust loome, on veider. Enamasti meile tundub, et kogeme maailma nii, nagu see on, aga see pole päris see, kuidas meie aju töötab. Kui te vaatate seda asja mu käes ja korraks mõtlete, mis see on, siis mis teile pähe tuleb? Pliiats. Te ei pidanud mõtlema, mis see on, te ei pidanud analüüsima, mis kujuga see on ja mis see võiks olla. Te teadsite kohe, et see on pliiats. Võib ka öelda, et sõna pliiats kui sümbol tähistab üht hunnikut nägemismeele signaale, aga ka teadmisi ja praktikaid, mis pliiatsiga kaasas käivad. Te teate automaatselt, kuidas pliiatsit hoida, et sellega kirjutada, et pliiatseid peab vahel teritama. Kes teab? Äkki näiteks ka seda, et pliiatsi sees on grafiit. Ja mingis mõttes on see sõna nüüd ka üks filter, mille läbi maailma kogeda. See sõna annab kogetavale struktuuri. Sellel on ka igasugu veidraid näiteid, kuidas sõnad meie kogemust mõjutavad. Teeme kõigepealt ühe illustreeriva katse teiega. Kohe näete üht pilti ja teie öelge, mis see on. Võite ka päriselt välja öelda, kui julgete. Ma ei tea, läbi ekraani on natuke naljakas teha sellist katset, aga julged võivad kaasa rääkida. Nii, esimene pilt on siin. Mis see on? Jaa, õige, tublid. See on tõesti kuusk. Aga see? Täpselt nii. See on kask. Väga tublid. Aga see? No, kindlasti kuskil keegi tublisti teadis, aga usun, et on omajagu ka neid, kes tänaval seda nähes mõtleks, et see on puu. Sest kui sa ei tea, mis liiki puu see on, siis see ongi lihtsalt puu. Eks? Ja see pole ju vale. See on tõesti puu. Aga täpsemalt võiks ka öelda, et see on saar või saarepuu. Väga äratuntav puu, isegi üks minu enda lemmikuid. Küll piisavalt kõrvaline, et kõik seda ei tea. Minu jaoks on see kusjuures ka märgiline, sest mäletan, et kui ise õppisin selle puu ära, siis järsku nägin seda igal pool. Nägin seda tänaval kõndides, nägin seda vahepeal ka siis koduhoovis mingi hetk, siis mõtlesin, et kuidas see võimalik on, ma oleks ju pidanud kogu aeg seda märkama, aga ei märkanud. Ja osaliselt on see efekt veel ka eraldi, et asjad, millest oleme hiljuti mõelnud, torkavad paremini silma. Kõik, kes on kunagi endale auto ostnud või mõelnud osta, ilmselt teavad, kuidas järsku näed seda autot igal pool. Meie meelte kaudu tuleb tohutu hulk informatsiooni, mida saab väga erinevalt tõlgendada ja grupeerida. Ja sõnade roll ongi olla see filter, see grupeerija. Üks huvitav näide selle kohta on Namiibias elava himba hõimu veider viis värve grupeerida, mistõttu on neil palju raskem eristada üksteisest värvitoone, mida meie eraldame kohe siniseks ja roheliseks. Aga samas suudavad nad meist paremini ja kiiremini eraldada teatud rohekaid kollakaid toone. Seda siis sellepärast, et nende piirid värvispektris on teised kui meil. Ja tõtt öelda
ka siis suuremal osal maailmast. Enamasti grupeerivad ka väga erinevad inimgrupid maailma üpris sarnaselt, aga seda enam on huvitav näha, mis juhtub, kui nad seda ei tee. Ilmselt praeguseks sa juba oled jõudnud mõelda, et see kõik on küll tore ja huvitav, aga miks ma seda päris täpselt räägin? Pean tunnistama, et kaotasin isegi vahepeal järje ära, aga tegelikult on see teooria minu jaoks väga oluline, sest see, kuidas me maailma näeme, saab olla väga erinev vastavalt sellele, kuidas me ise sellest mõtleme ja räägime. Ütleme näiteks, et näed üht väga lummavat päikeseloojangut või tähistaevast. Mis mõtted sul pähe tulevad? See, kas tänamine on üks neist, oleneb väga sellest, kas sa arvad, et on kedagi või midagi, mida tänada. Aga mulle tundub, et tänamine mõjutab selle olukorra tunnetust päris palju. See, mida meie jaoks tähendab sõna Jumal ning kas me otsime sellele sõnale ka oma elus sisu, saab vaadet elule muuta väga palju. Kes otsib, see leiab, nagu ütleb ka Jeesus mäejutluses. Küüniliselt võiks siis muidugi öelda, et kas see siis on päriselt Jumal või ma omistan lihtsalt mingile osale oma kogemusest ja teadmistest selle sõna. Aga sõnad ongi veidrad ja paindlikud ja sa kindlasti ei mõtle Jumalast täiesti õigesti. Aga võib-olla märkad sa midagi, mida sa muidu poleks märganud. Peale selle, et sõnad ja nende tähendused mõjutavad, kuidas maailma kogeme, on nad muidugi mõeldud peamiselt suhtluseks. Aga kuidas sõnu kasutada? Millal rääkida? Millal vaikida? Mida rääkida? Kellele rääkida? Ma arvan, et me kõik tahaks oma sõnadega teha head, aga see ei ole alati nii lihtne. Kõik me ütleme vahel asju, mida kahetseme, tunneme, et ei oska öelda õiget asja või kardame kellelegi öelda midagi, mida päriselt arvame. Sest kunagi ei tea lõpuni välja, kuidas meie sõnad mõjuvad. Ühelt poolt ma arvan, et oma sõnu tulebki teadlikult valida, et vältida kogemata haiget tegemist. Aga teiselt poolt ma arvan, et sõnade valimisel on ainult piiratud võime midagi muuta. Lõpuks tulevad sõnad sellest, millised me oleme. Väljendavad meie mõtteid ja tundeid. Ja isegi kui oma sõnu valida, siis tegelikult loevad inimesed suhtluses peale sõnade veel väga palju erinevaid signaale. Selles mõttes on, ma arvan, lõpuks olulisem tegeleda sellega, mis on meie sees. Julgustavad sõnad, mida me ei mõtle, ei pruugi palju aidata ning halvustav pilk ilma sõnadeta ei pruugi jääda märkamata. Aga muidugi ei saa me hetkega täiuslikuks ja millegi halva ütlemata jätmine on alati võit. Sõnad elavad tihti kauem, kuna neis on konkreetsust, mida nii-öelda üldisel vaibil ei ole. Ja samas ma arvan, et eestlastena üldiselt ei kipu me liiga palju rääkima. Esiteks võib vahel olla ka vaja armastavalt öelda midagi, mida kuulda ei taheta. Ning teiseks on heade sõnade kinnijäämine vast see kõige suurem probleem. Igal juhul saavad sõnad väga palju teha ja muuta. Ja kuna meie sõnad lähtuvad meie südamest, siis seda olulisem on lasta end vormida kaastundlikuks, tasaseks ja armastavaks inimeseks. Sõnade mõju võib jääda kauemaks kui sõnade kõla ruumis. Ja nagu ütles Jeesus, suu räägib sellest, millest süda on tulvil. Hea inimene võtab heast varamust head ja kuri inimene võtab kurjast varamust kurja. Su sõnadest mõistetakse sind õigeks ja su sõnadest mõistetakse sind süüdi. Aga mis see seal kõne alguses oli? See kirjakoht on Johannese evangeeliumi algusest ning selle mõistmine oli minu jaoks oluline samm Jeesuse mõtestamisel. Juba loomisloos endas on kirjas, kuidas Jumal loob maailma rääkides, sõnastades, nimetades. Jumala sõnad muudavad meie elu, kui ta meid kõnetab. Ja Jumala sõna ehitab midagi üles, mis on suurem kui meie, meis ja meie ümber. Samamoodi võime meie Jumala näo, teo ja sõna järgi loodud inimestena kõnetada teisi inimesi, neid üles ehitades, mitte maha kiskudes. Ka Jeesus on Jumala sõna, mis on saanud inimese vormi
ja seeläbi näitab meile, millised me oleme mõeldud olema ja milline on Jumal. Aitäh!